Pea aasta tagasi, eelmise aasta juunis läks Tabasalu keskuse parklas sõneluseks ärimees Andres Peetsi ja juristist võlanõustaja Tanel Riivitsa vahel. Peetsi käsi tõusis ja Riivits lõpetas asfaldil. Kohtul polnud just raske jõuda otsusele, et Peets on süüdi. Asi jäi valvekaameratesse ja ega Peets vastu ka vaielnud. Ta ründas mind, see kõik videos on näha ja tõepoolest, kui ta selle teostamata ründe, ta ei suud midagi, see lõpetas ja must eemaldus, siis puht inimlikuna minul kestis ikkagi, et ma olen emotsionaalne inimene, ma ei ole robot. Ja ma järgnesin talle ja kui ta seal natuke see raabeles, siis ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus, aga ma ei arvestanud, ma olen tavaline pianist, klaverimängija, et see liigutus oleks põhjustanud selliseid tulemusi. Peets sai karistuseks täna 2 kuud vanglat tingimisi 1-aastase katseajaga. Lisaks peab ta maksma kannatanule üle 1000 euro kahjutasu ja juristikulusid ning riigile menetluskuludeks ja sunnirahaks 1850 eurot. Sarnaselt Peetsile pean samuti õiglaseks, et kohus on teinud oma töö, kohtueelne menetleja on samuti teinud oma töö ja nende järeldused ju lõppastmes riimuvad. Kuid meeste tüli ei sündinud tühjast õhust, vaid 140 000 eurose võla pärast, mida Riivits välja nõuab. Riivitsa sõnul on tegu Peetsi pankrotimenetluses tulnud kohtus tõestatud võlanõudega, mille tasumiseks on pakutud kompromisse. Peets näeb asja teisiti. Tegemist on ühe vaidlusega, ühe rahalise vaidlusega, mis on tegelikult tehniline ja mida ei eksisteeri. Aga see vaidlus on läinud nii inetuks, et vastaspool on selleks kasutanud talle ametialaselt lubamatuid võtteid, mis on seaduse regulatsiooniga keelatud ja ta teeb seda väga nahaalselt. Ta teeb seda ka mitte ainult minu puhul, vaid ma olen siin ridamisi saanud SMS-e ja kirju kannatajate poolt, kelle puhul ta on samamoodi käitunud. Ma olen need kõik rikkumised ära fikseerinud, olen need edastanud nüüd ühele õigusbüroole. Me valmistame ette omapoolset hagi. Muuhulgas oli ta väitnud ka PPA-le, et ta juba eelmine aasta on mind kohtusse andnud, prokurör kontrollis andmeid, ei olnud mind kohtusse antud. Et ma ootan huviga, mis pretensioonid tal siis minu vastu on. Riivits lisas, et Peetsiga on tal veel järgminegi kohtuasi tulemas tema enda initsiatiivil. Tegelikult on Andres Peets aga aupaklik, viisakas ja abivalmis inimene. Vähemalt nii ütles Peets enda kohta täna Facebookis. Lisades samas, et eks kõntsaga juba on nii, et lumpeniste viilikud peavad end välja elama.